tere! Täna võtame ette ühe, ütleme nii, et päris keeruline teema. Nõukogude Liidu pärandi. Ja asi on selles, et kui Venemaal kiputatakse seda aega nägema kui suurt tsivilisatsiooni suurte saavutuste ajastut, siis tänapäeva Ukrainas on pilt, täiesti vastupidine. Seal on see pigem okupatsiooni sünonüüm. Nii et vaatamegi, kuidas on võimalik, et üks ja seesama ajalugu tekitab nii radikaalselt erinevaid tõlgendusi. Ja see viibki meid selle keskse küsimuseni, millele püüame täna natuke valgust heita. Kuidas siis ikkagi peaks meenutama Nõukogude Liidu rolli Ukraina ajaloos? Oli see progressi ja ülesehituse ajastu või oli see hoopis puhas kurjus, totalitaarne õudusunenägu? Allikad, mida me täna vaatame, pakuvad argumente mõlemale poolele. Vaatame neid kahte narratiivi korraks lähemat. Ühelt poolt on meil pilt suurest tsivilisatsioonist, garanteeritud eluase, täielik tööhõive, võimas tööstus ja vägevad teaduslikud saavutused. Ja siis teiselt poolt on narratiiv puhtast kurjusest. Räägitakse kommunistlikust okupatsioonist, isikuvabaduste täielikust puudumisest, igasuguse vastupanu jõhkrast mahasurumisest ja sügavatest ajaloolistest traumadest. Need on justkui kaks täiesti erinevat reaalsust, eks ole? Okei. Et sellest kõigest aru saada, peame minema ajas tagasi. Alustame päris algusest. Esimene osa keskendubki sellele, kuidas Ukraina Nõukogu sotsialistlik vabariik üldse sündis. Ja see sünd oli pehmelt öeldes kaootiline. See toimus kohe pärast Vene impeeriumi kokkuvarisemiselt. Vaadake, aastatel 1917 kuni 1922 valitses Ukrainas täielik segadus. Impeerium oli langenud ja selle varemetele tekkis mitmeid erinevaid Ukraina riike ja armeesi, kes kõik omavahel võimu pärast võitlesid. See oli üks suur kaos ja just sellest kaosest sündis lõpuks aastal 1922 ühtne Ukraina NSV. See on oluline taust, et mõista, kuidas Nõukogude võim üldse end kehtestada suutis. Aga nüüd läheb asi huvitavaks. Võiks ju arvata, et Nõukogude võim hakkas kohe Ukraina kultuuri maha surma, aga ei, vastupidi. Alguses käivitasid nad poliitika, mida nimetati ukrainiseerimiseks. Selle eesmärk oli tegelikult edendada Ukraina keelt ja kultuuri uues vabariigis. Siin on meil otsesitaat tollasest Nõukogude ametnikult Vlas Tšubarilt ja see võtab selle poliitika eesmärgid väga hästi kokku. Plaan oli selge ja kolmeosaline. Esiteks tuua ukraina keel laialdaselt kasutusse, teiseks arendada rahvuskultuuri ja kolmandaks edutada ukrainlasi juhtivatel ametikohtadele. Ja teate, see ei olnud lihtsalt mingi jutt paberil. Sellel poliitikal oli täiesti reaalsed käega katsutavad tulemused. Mõelge korraks, aastaks 1938 oli Ukraina NSV-s, 18 100 ukrainakeelest kooli. 18 000 ja võrdluseks venekeelset koole oli samal ajal kõigest 1500. See number, see räägib ju enda eest, eks ole, see näitab, kui massiivne see programm tegelikult oli, isegi kui hiljem sellest loobuti. Nüüd liigume edasi perioodi, mis on Nõukogude ajaloos ehk üks kõige vastuolulisemaid, sest siin põrkuvad kaks täiesti vastandlikku nähtust, ühel pool laastav näljahäda ja teisel pool massiivne tööstuslik arenguhüpe. See on üks valusamaid paradokse ühtse. Räägime kõigepealt sellest traagilisest poolest. Holodomor. See oli kohutav näljahäda, mis tapas Ukrainat aastatel 1922, 1933 ja nõudis miljonite inimeste elud. See on sündmus, mida peetakse Ukraina ajaloo üheks kõige mustamaks ja valusamaks leheküljeks. Allikas, mida me analüüsime, esitab seisukoha, et kuigi Nõukogude valitsus oli näljahädas kahtlemata süüdi, ei olnud tegemist sihtiteadliku genotsiidiga. Ja argumentatsioon on selline, esiteks nälg tapas väga rängalt ka teisi piirkondi, näiteks Venemaad ja Kasahstani. Teiseks, peamiseks põhjuseks peetakse totaalselt läbikukkunud kollektiviseerimispoliitikat, ehk siis talupoegade sundimist kolhoosidesse pluss viljaekaldust. Allikas väidab ka, et pole leitud ühtegi dokumente, mis kinnitaks genotsiidiplaani olemasolu ja et valitsus justkui püüdis toiduabi jagada. Selle vaate kohaselt oli see kõik üks kohutav traagiline viga, mitte kavandatud rahva hävitamine. Ja siin ongi see uskumatu kontrast. Samal ajal, kui maapiirkondades inimesed nälgisid ja surid, oli Ukrainas käimas midagi täiesti vastupidist. Tohutu tööstusrevolutsioon. Nõukogude Liit panustas massiivselt moderniseerimisesse ja ehitas üles täiesti uut riiki.
just Ukrainasse kerkisid Nõukogude teostuse tõelised lipulaevad. Näiteks Azovstali terasetehas, see ehitati nullist üles kõigest 3 aastaga, või Dneproges see hiiglaslik hüdroelektrijaam, millest sai Nõukogude tehnoloogilise võimekuse sümbol. Need olid kahtlemata suured saavutused, aga samas on need ka valus meeldetuletus ajastu vastuoludest. Need ehitati samal ajal, kui vaid paarisaja kilomeetri kaugusel valitsesid kirjeldamatud kannatused. Järgmisena võtame fookusesse teise maailmasõja. Vaatame, milline oli ukrainlaste roll selles konfliktis ja millised olid sõja tagajärjed Ukraina NSV territooriumile, mis, nagu selgub, sõja tulemusena oluliselt laienes. See diagramm siin näitab midagi väga olulist ja tihti valesti mõistetud. Kuigi on levinud arusaam, et paljud ukrainlased võitlesid Saksa poolel ja neid oli tõepoolest umbes 250 000, siis see kahvatub võrdluses teise numbriga. Punaarmee ridades teenis üle 7 miljoni ukrainlase. 7 miljonit. See tähendab, et absoluutne valdav enamus sõdinud ukrainlastest võitles Nõukogude Liidu eest. Pärast võitu joonistati Euroopa kaart ümber ja selle tulemusena liiditi Nõukogude Ukrainaga suured alad, mis varem kuulusid Poolale ja Ungarile. Sisuliselt tähendab see, et tänapäeva Ukraina piirid said oma praeguse kuju just Nõukogude perioodil pärast teist maailmasõda. Ja see kõik viib meid viimase osani, mis on ehk kõige olulisem tänapäeva mõistmiseks. See on see keeruline pärand, mis elab edasi ka täna. Uurime, milline on see Nõukogude ajastu käega katsutav pärand ja miks on suhtumine sellesse ikkagi nii valdavalt negatiivne. Siin on allika üks kesksemaid argumente. Tänapäeva Ukraina füüsiline infrastruktuur on peaaegu täielikult ehitatud Nõukogude ajan. Mõelge sellele. Kõik riigi aatomi- ja soojuselektrijaamad, suured niisutuskanalid, mis varustavad terveid piirkondi veega, valdav osa elamufondist, need niinimetatud Hruštšovkad ja peamised tööstusettevõtted. Isegi maailma suurim lennuk, legendaarne Mrija, millele Ukraina õigustatud uhkust tundis, on tegelikult Nõukogude inseneri mõttepärand. Ja siit tekibki täiesti loogiline küsimus. Kui nii suur osa tänapäeva riigi vundamendist pärineb just sellest ajastust, siis miks on see viha Nõukogu mineviku vastu nii sügav ja nii laialt levinud? Allikas senetab seda viha peamiselt Nõukogude Liidu viimaste aastakümnete kogemusega. See oli totalitaarne riik, kus polnud mingit sõnavabadust. See oli aeg, kus valitses pidev elementaarseste kaupade defitsiit, ideoloogia oli muutunud tühjaks mädanenud kestaks, millesse tegelikult keegi enam ei uskunud. Ja just see periood on paljudele inimestele mällu sööbinud kui tõeline düstoopia, mis värvibki ära kogu Nõukogu ajastu pärandi. Lõpetuseks. Allikas, mida uurisime, võtaks selle keerulise teema kokku ühe väga mõtlemapaneva lausega. Oma mineviku eitamine on suur viga, olgu see milline tahes. Ajalugu ei saa muuta. See on justkui üleskutse aktsepteerida ajalugu tervikuna koos kõigi selle heade ja halbade tahkudega. Nii et jah, jätamegi teid sellele mõttega. Kuidas peaks üks rahvas üldse leppima sellise minevikuga? Minevikuga, mis on ühelt poolt produktiivne, mis on loonud riigi vundamendi ja samal ajal toonud kaasa nii kohutavalt palju valu ja kannatusi. See on küsimus, millele ma arvan polegi ühtegi lihtsat vastust. Aitäh teile kaasa mõtlemast!